Karoliin Illenseri fond saab tänavu 15-aastaseks. Kahjuks jääb viiruse tõttu küll iga-aastane traditsiooniline sünnipäevapidu Rannahotellis ära, kuid sellest hoolimata me oleme südames ja mõtetes oma annetajate, toetajate, sõprade, tuttavate ja kaasvõitlejatega. Fond sai alguse sõpruskonnast, kes soovisid toetada pisikest Karoliini, kelle isa Arre langes Iraagis, olles näinud oma väikest tütart vaid ühe korra, viibides Eestis puhkusel. Kahjuks tekkis selliseid peresid veel ja niimoodi sündiski Karoliin Illenseri fond, mis toetab Eesti Kaitseväe teenistuses hukkunud või raskelt viga saanud kaitseväelaste lapsi. Tänaseks on fondi nimistus 58 noort, kellest väikseim neist sündis sel suvel ja vanimad kas teenivad juba Kaitseväe teenistuses või õpivad magistris. Aastatega on tekkinud fondi ümber tugev kogukond, mis koosneb peredest, kes on Eesti Vabariiki kaitstes oma eluga riskinud, nendest noortest, kes tänu fondi toetusele saavad edukalt oma haridusteed jätkata, annetajad, toetajad, kes on oma õla sellele fondile ka alla pannud ja muusikud, kunstnikud, režissöörid, kes aitavad kõiksugu toredaid üritusi ja projekte selle fondi toetuseks läbi viia. Aastate jooksul olen ma korduvalt fondi tegemistega kaasa löönud ja eriti südamelähedane on see ettevõtmine mulle sellepärast, et kui ma 2016. aastal Liibanonis missioonil viibisin ja olin reaalselt nende kaitseväelastega seal koos, nägin, missugune on nende igapäevaelu seal, kuidas nad on peredest eemal, mida see tegelikult nende jaoks tähendab, et see ei ole kellegi jaoks lihtne ja kui siirad ja südamlikud ja ägedad inimesed need tegelikult on, siis mul on alati olnud kaitseväelaste vastu suur respekt, aga peale seda see kuidagi kasvas nagu mäekõrguseks ja siiani mul on tegelikult paar päris head tuttavalt sellest missioonist, kellega ma ikkagi aeg-ajalt siiamaani suhtlen. Need on mulle väga kalliks saanud inimesed. Suur aitäh kõikidele, kes on siiani annetanud ja toetanud fondi tegemisi ja kui sinagi soovid õla alla panna Karoliin Illenseri fondi tegemistele, siis annetada saab annetusnumbritele helistades või ülekandega.